Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot ja tänases videos ma proovin 9 uut meigitoodet, mis ma just tellisin endale. Tegemist on Essence'i toodetega ja mis on nende puhul eriline on see, et need 9 toodet läksid mul maksma ainult 31 eurot, mis on nagu mega odav. Viimastel aastatel ma olen eelistanud pigem kallima otsa tooteid, natukene kõrgema kvaliteediga ja enamus nendest toodetes kas maksavadki sama palju või isegi rohkem. Aga ma sain praegu 9 toodet selle summa eest, nii et seda on väga põnev katsetada. Hakkab pihta. Nii, ma olen nüüd teinud selles suhtes pattu, kui ma alati räägin, et tehke silmameik enne, kui te teete oma põhjameigi, siis praegu mul on kahjuks või õnneks enamus põhjameigist tehtud, aga pole hullu, ma ei lähe täna kuskile selle meigiga, nii et kui läheb väga pekki, siis läheb. Nendest 9 tootest, mis ma tellisin, ma tahan esimesena ära proovida kõige intrigeerivama. Kuna ta natukene peab ka mõjuma, siis on hea mõte see ilmselt esimesena peale kanda. Ja see on ka toode, mille pärast ma üldse need Essence'i tooteid hakkasin vaatama. Tegemist on siis plumping huuleläikega, kes peaks huuli suurendama ja mis on tema juures eriti intrigeeriv on see, et ta sisaldab chili ekstrakti. Nii et eks ole näha, kas mu huuled siis kõrbavad küljest ära või mis nendega juhtub. Ja ta peaks andma ka sellise kena punaka tooni huultele, mis tundub siuke hea idee suveks. Muidugi ma nägin seda toodet TikTokis nagu vist enamus asju praegu. Tal on selline mündine lõhn. Enamus nendel plumping glossidel tavaliselt on mingi siuke mündi teema sees. Nii ta andis sellise kena tumeroosaka tooni mu huultele. Ma jätan ta siis mõjuma nii kaua, kuni ma teen oma ülejäänud meigi. Ja tegelikult ma pärast kasutan veel 2 huuletoodet, nii et eks siis ole näha, kuidas see asi kõik lõpuks mulle mõjub. Ma nüüd veits tunnen mingit vürtsikust, aga sellest pole midagi. Ma enne tellisin endale lõunaks NuFace'i. See on üliterav selline kananuudlisupp ja ma võtsin level 1, aga see oli ikka nii kuradi vürtsikas. Aga ma jäin ellu. Ma lihtsalt nutsin ja nautisin samal ajal, sest et see maitseb ikkagi väga hästi. Võtsin seda seespoolt natuke vähemaks, see mulle suu üle. Ma tunnen reaalselt praegu mingi chili maitset suus. Läheme silmameigi juurde. Ma tahtsin tellida mõnda lauavarjupaletti neilt ja ma valisin siis sellise paleti. Siin on väga nunnud sellised suvised toonid sees. Siin on sees siis mõned rohekad, mõned sellised virsikukarvatoonid, kuldsed, heledad, valged. Siin on üks ka selline mix-toon ning tumepruun. See võiks igas paletis umbes olemas olla, et lihtsalt teha sellist klassikalist silmameiki. Ja ma panen alla oma klassikalist silmameigi aluskreemi, Louise'i oma. Tegelikult ma ühte toodet juba kasutasin enne. Ma ostsin sealt ka sellise meigi švammi, mis oli ka mega soodne. Muideks see lauavarjupalett maksis 7 midagi eurot, see on nagu olematu hinnaga. Igatahes see švamm toimis väga ilusasti. Andis sellise ilusa ühtlase põhja. Ta ei ole väga kõva, ta ei ole väga pehme. Olen kasutanud paremaid, aga samas viimased korrad, kui ma olen ostnud beauty blendereid, neid originaale, siis ma olen pettunud neis. Nad on minu arust muutnud seda tekstuuri. Nende selline tavaleti hind on vist mingi 17-18 eurot. Enam ma ausalt öeldes seda raha nende eest nõus maksma ei ole. Aga see Essence'i meigišvamm on praegu täitsa tore olnud. Mulle meeldib see, et tal on üks serv ära lõigatud. Selle terava nurgaga on väga mõnus siia ninakurdudesse just jumekat kanda. Nii, ja nüüd on küsimus, millise meigi me täna teeme. Ma tellisin ka 2 silmapliiatsit. Üks nendest on siis selline äge türkiis-sinine. Siis ma tahan kindlasti ka seda rohelist paletist kasutada. Ma arvan, et ma proovin siit võimalikult palju toone kasutada. Ma alustan sellest oranžist toonist. Selleks, et ta mul ei pudiseks meigi peale, siis ma alati tupsutan vähemaks teda. Kui üldiselt sellised korralikumad lauavarjupaletid algavad see 40 eurost, siis 7 eurot paleti eest on ikka täielik catch. Tal ei ole muidugi nii tugev pigment kui nendel kallimatel palettidel, aga samas ajab asja ära äkki. Siin oli nurgas ka üks selline matt virsikutoon. Ma kannan seda siia vakku. Siiamaani on need toonid täitsa hästi toiminud. Pehmemaks hajutuseks ma võtan siit seda beeži tooni suurema hajutuspintsliga. Käin need ääred siit üle ning teeme ka siis sellise tumepruuni nurga. Ma näitan teile seda pigmenti, täitsa korralik ju. Selliste palettide puhul, mis on väga soodsad, on kindlasti väga palju kasu sellest, kui sa kasutad korralikku silmameigi põhja või mingit baastoodet, et anda seda kinnitusmaterjali talle. Mu huultest on näha, et see toode on teinud nad natukene punakamaks, midagi siin toimub igatahes. Proovin ka siia kulmuluule heledat tooni kanda. Nii, ja siin on sellised läikivad toonid ka sees. Täitsa pigmenti jagub, noh. Ma ütleks küll, et need toonid on sellised hästi suvised ja fun'id. Kui sa otsid endale mõnda sellist paletti, kus on nii kantavaid toone kui ka mõningat värvi sees, siis miks mitte seda paletti näiteks proovida. Ta on natukene praegu pudisenud, aga ei midagi drastilist. Ma proovin ta ära pühkida pintsliga. Nii, ja ma tahan proovida seda silmapliiatsit. Need olid jälle ka mega soodsad, alla 2 euro minu arust oli see üks tükk. Ma võtsin sellise tumehalli tooni, tegelikult see pole päris must. Selliseid silmapliiatseid on mugav kasutada, kui sa ei ole näiteks laineriga väga sina peal. Ei vaja nii täpset kätt, kui näiteks
Lidl liner. Ta ei ole ülikreemine, eks ole näha, kuidas ta püsib. Silmapliiatsi puhul on see üks kõige olulisemaid asju, et tegelikult lihtsalt püsiks ja ei läheks laiali. Ma kannan siia peale natukene seda tumepruuni, et teda kinnitada paremini. Ma tellisin need tooted sellisest e-poest nagu Notino. Minu jaoks esimene kogemus täiesti, aga kui ma hakkasin lihtsalt otsima neid tooteid, siis see oli lehekülg, mis esimesena ennast nii-öelda välja pakkus. Ma veits kahtlesin küll, et kas sealt ikka tulevad nüüd need asjad kohale ja millal nad kohale tulevad, sest kõik oli eesti keeles, aga see oli näha, et see ei ole Eesti leht. Mulle tundus, et see on hoopis mingi Tšehhi firma, aga asjad tulid väga kiiresti kohale ja tulid siia DPD paki automaati isegi alla nädala. Nii, selline on see silmameik siis praegu. Ma ei saa öelda, et ma tunneks, et mu huuled oleks mega palju suuremaks vahepeal poisunud. Ma tunnen sellist kerget nagu õhetavat efekti lihtsalt, aga ma proovin ühe kihi veel panna. Võtame vahepeal järgmise toote. Ma nägin nende tooteid seal scrollides sellist highlighteri paletti. Väga äge, tal on ka peegel sees ja 3 erinevat tooni highlighterit. Helekuldne, üks on roosakas, üks on siuke peachy vibes. Siin peaks olema erinevatele nahatoonidele midagi. Kui sa oled näiteks alustava meigikunstnik, siis miks mitte selline palett enda kollektsiooni lisada. See aitab sul raha kokku hoida ja sa saad juba erinevate nahatoonide jaoks midagi. Isiklikuks kasutuseks ma ei tea, kui palju sellest on kasu on, et sul on 3 erinevat tooni. Aga kui sa tahad, siis miks mitte. Nad on sellised pehmed, nad ei ole glitterosakestega, mis on täiesti fine. Kaugelt tunduvad võib-olla kõik hästi sarnased, aga tegelikult see toon on selline roosakas, see siuke hele šampanjakas ja see on siuke peachikas. See teed sa sulandab nahka sisse, kui otseselt valgus peale ei paista. Prooviks seda peachi tooni kõigepealt. Mul hiljuti just sai tegelikult virsikutoonis highlighter otsa. Hello there. Väga ilus. Neil ka ei ole mingit sellist ebameeldivat keemialõhna, mis on alati plussiks. Teisele poole proovin seda roosakat. See peachi on kindlasti rohkem säravam, aga samas see roosakas on ka väga ilus. Ja ma panen nüüd mõlemale kulmuluule seda helekuldset. Siin muidugi, mida ma näen kvaliteedi osas on see, et ta pudiseb paletis veits, aga see nahale ei tule kuidagi välja. Kui see sind ei häiri, siis go for it. Wow, need huuled näevad väga roosad välja. Ma ise nii roosakaid toone tavaliselt ei kanna. Nii, ma tahan seda highlighterit kanda oma silma sisenurka. Kasutan seda helekuldset. Väga efektne. Sellega võis kindlasti rahule jääda. Teeme järgmisena silmad lõpuni. Ma tahan hirmsasti proovida seda türkiissinist silmapliiatsit ja ma kannan seda oma siia silma siseosasse. See on niisugune fun viis suvel natukene värvi kanda meigis. No ta ei ole mega intensiivne. Sa pead nagu päris mitu kihti panema, et ta täiesti tumedaks läheks. Aga samas see värv on väga ilus ja tal on sellised mingid väiksed glitterosad ka sees. Ja nüüd ma hajutan teda nende 2 rohelise tooniga, mis siin on. Ma kasutan seda tumedat täitsa välisnurgas ja siis võtame seda mündisinist. Münditoon on hästi keeruline loovärv. Tegelikult ma üldse imestaks, kui ta nagu väga hästi ei performi. Need on ka kallites palettides tihti üsna nõrgad. Ju on see raske pigment, mida teha. Aga see silmapliiatsi loovärvid kokku andsid küll pigmenti, et ei saa öelda, et see midagi ei oleks. Nii, ma otsustasin mõned klipid teie jaoks uuesti filmida, kuna ma ei jäänud nendega päris hästi rahule. Ja ma räägin esimesena tootest, mida ma siin kahjuks ei näita, kuidas ma seda kasutan, aga ma olen seda natukene testinud ja tahan anda teile selle kohta tagasisidet. Nimelt ma tellisin sealt ka ühe näokreemi. See on siis sellise pigem keel ja tekstuuriga ja väidetavalt siis 92% on sellest naturaalse koostisega. Tema selliseks tõmbenumbriks on kindlasti see, et tal on banaanilõhn. Ta näeb siis selline välja. Ta on selline kergelt niisutav, päris mõnus. Mina isiklikult tahan natukene tugevamaid näokreeme juba, kuna mu nahk tahab saada sügavamat niisutust ja ma tahan ka juba natukene sellist vananemisvastast toimeainet saada enda näokreemist. Aga kui sa tahad soodsat näokreemi igapäevaseks kasutamiseks, mis ei oleks liiga rasvane, ma usun, et see on suveks päris hea variant, siis miks mitte seda proovida. Aga läheme tagasi meigitoodete juurde. Ma tellisin siis ka ühe kulmukeeli seal. Selline tavaline läbipaistev kulmukeel, jällegi väga soodne. Ja kahjuks kulmude peal ta ei toiminud väga hästi, kuid ma leidsin talle ühe teise kasutusviisi, mis toimis. Mul on alati probleem sellega, et mu juuksed turritavad siit, aga selle keeliga siis ma saan neid natukene siit altsutada. Ta kuivab ära, ei jäta kuidagi juukseid rasvaseks ega veidraks. See on minu arust selline väga hea quick fix. Kulmude peal lihtsalt ta ei fikseerinud neid väga ära, et ma sain ikkagist pärast oma kulmukarvesid liigutada. Nii, ja siis mul on veel 2 huuletoodet. Ma tellisin sealt huulepliiatsi, mis on selline üpris hele nude ja siis mati huulepulga, mis on selline tumeroosakas toon. Ma tegin siia käele ka swatchid, et te näeksite. Ja kahjuks omavahel neid kanda ei saa, sellepärast et see huulepliiats on niivõrd palju heledam sellest, aga ma näitan teile
ikkagi seda oma huulte peal. Ta ei ole minu lemmik, sellepärast et ta on natukene liiga kuiv minu jaoks. Mulle meeldib, kui huulepliiatsid on kreemisemad ja ma teen praegu pool suud, et te näeksite seda vahet teise poolega. Ta ongi hästi õrn ja ta pigem sobib selleks, kui sa tahadki oma enda huuletooni õrnalt häledamaks saada. Kui sind ei häiri see, et ta on selline pigem tugevama poolsem pliiats, siis miks mitte seda kasutada. Tema hind on ikkagist väga-väga soodne. Huulepulk mulle meeldis natukene rohkem. Tal on väga mõnus arbuusilõhn. Huultel on ta selline semimatt, ta ei ole täismatt, ta ei ole ka midagi väga kreemist, aga ta katab väga ilusasti. Proovime ka korraks, kuidas tema püsivus on. No ta jääb küll külge nii-öelda, aga samas huulte pealt tooni väga palju vähemaks ei läinud. Tõenäoliselt süües-juues ta püsib mul peal umbes kuni 3 tundi muusa. Järgmises klipis te näete ka, kuidas ta näeb välja koos selle chillit sisaldava huulelaikega. Minu lemmik päris ei ole, mul kahjuks pärast ikkagist oli siuke chili maitse lihtsalt suus ja huuli suuremaks ta ei teinud, nii et minu arust see pole kahjuks väärt seda, aga vaadake ikkagist video lõpuni, ma räägin veel natukene ka teistest toodetest. Väga siukene fun suvine look minu arust sai, seda ma tahtsingi saavutada, eriti seda lauavärvipaletti arvestades. Ma ütleks niimoodi, kui sa tahad soodsat lauavärvipaletti endale suveks, siis see on väga hea valik. Ma lingin kõik tooted alla descriptionis. Ma panen oma TikTokiga video, kus ma teen kõikidest toonidest näidise oma käe peale. Jälgi mind kindlasti seal ja sa näed seda. See huuleläige, mis siis peaks ka huuli suurendama, on ka veel küsimärgi all. Ma ütleks, et sulle kindlasti peab meeldima see toon. Ta annab sellise väga ilusa roosaka tooni. See on tema pluss või miinus olenevaltki sellest, mida sa ise eelistad. Ja mida ma veel katsetaks teistes toonides, on need silmapliiatsid. Mulle tundub, et nad on pigem hea pigmendiga. Kindlasti prooviks ka mõnda heledat tooni, mida ka siis samamoodi siia silma siseosasse kanda. Sellepärast, et praegu ma kasutan Colorpopi oma, mis tuleb kaugelt Ameerikast ja ma kiiresti tahan seda toodet saada, siis ma lihtsalt ei saa, sellepärast ma pean ootama mingi 6 aega, millal see lõpuks siia kohale jõuab. Highlighteri palett oli väga meeldiv üllatus ning see on ka väga kiht, et neil on nendes palettides peeglid sees, ehk siis ma saaks vabalt oma meiki selle paletiga teha. Ära unusta jätta like'i ja subscribe'ida minu kanali. Anna mulle teada, kas ma peaks veel tegema mõnda sellist proovimisvideot, äkki siis näiteks kallite toodetega või veel mõne odavama brändiga, mida näiteks sa siin kanalil veel näinud ei ole. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Tšau!